Ajaloo vältel pole inimesed teadnud, kes on tegelikult saatan. See, kes põhjustas pattu langemise ja viis kogu maailma erinevate kurjade tegudeni. Mis on saatana kurjuse juure tõeline olemus? Mis on tema strateegiad ja taktikad, mille abil ta on laiendanud oma võimu? Heebrea keeles saatan tähendab vastane ja süüdistaja. Igal inimesel on algne hing, mis õhutab püüdlema headust. Aga isegi meie teadmata juhivad meid kurjad jõud tegema kurja, mida me teha ei taha. Kristluses kutsutakse kõikide kurjade jõudude valitsejad saatanaks. Selleks, et hävitada kurjus juurest alates ning sellega lõpetada patune ajalugu ja siseneda headusajastusse, tuleb meil esiteks paljastada saatana päritolu ning mõista hävingut, mida ta on inimese elusse toonud. Piiblist loeme, et madu meelitas Eevat pattu tegema. Ja madu ütles naisele, te ei sure kindlasti mitte, aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti. Te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Seega piiblis kirjeldatud madu oli võimeline inimestega vestlema. See põhjustas inimeste vaimsete olendite pattu langemise. Esimeses Moosese raamatus 3. peatükis 5. salmis on öeldud, aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Seega madu teadis Jumala tahet, mis keelas inimestel hea ja kurja tundmise puuvilja söömise rangelt ära. Ilmutuste raamatus 12.9 on kirjutatud ja suur lohe, see vana madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu maailma, visati maa peale ja tema inglid visati välja ühes temaga. Ehk madu elas taevas enne maa peale heitmist. Isegi praegu suudab ta ületada aega ja ruumi, et valitseda inimhinge üle. See on selge tõend, et olend, keda madu sümboliseerib, on vaimne olend. Maona kujutatud vaimne olend loodi algselt hea eesmärgiga, aga langes hiljem pattu ja muutus saatanaks. Peale inglite pole olemas ühtegi olendit, kellele sellised omadused oleks antud. Seega madu on ingel. Ingli pattu langemine ja inimeste pattu langemine. Juuda 6.-7. peatükis on kirjutatud ning et ta ingleidki, kes ei hoidnud kinni oma päritolust, vaid hülgasid oma eluaseme, säilitab pilkase pimeduse all jäädavais ahelais suure päeva kohtuni, nii nagu ka Soodoma ja Gomorra ja nende ümberkaudsed linnad, kes samal kombel hoorasid nagu need inglid ning jooksid ebaloomulike himude järgi, seisavad juba hoiatuseks igavese tule karistuse kandjatena. Selle piibli salmi põhjal saame järeldada, et ingel langes pattu lubamatu seksuaalsuhte tagajärjel. Esimeses Moosese raamatu 3. peatükis 7. salmis on kirjutatud. Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid end alasti olevat ja nad õmblesid viigilehti kokku
ning tegid enestele põlled. Selle põhjal võime järeldada, et Aadama ja Eeva seksuaalorganid olid nende patuste tegude vahendiks. Jeesus ütles: teie olete oma isast kuradist. Seega võime järeldada, et ingli ja inimeste vahel toimus lubamatu seksuaalsuhe. Saatan on nimi, mis anti peaingel Lutsiferile peale tema pattu langemist. Kui inimkonna esimesed esivanemad pattu langesid, sidusid nad end Lutsiferiga veresidemetesse. Nad rajasid saatana keskse neljapositsioonilise aluse ja nõnda muutus kogu inimkond saatana lasteks. Sel põhjusel ütles Jeesus rahvale: te olete oma isast kuradist, ja kutsus neid rästikute sigitiseks. Piibel nimetab saatanat selle maailma vürstiks ja praeguse aja jumalaks. Saatana tegevused inimühiskonnas. Saatan ei saa kurjasid tegusid teha, kui ta ei leia kõigepealt objekti, kellega ta saaks rajada ühise aluse ning astuda andmise ja vastuvõtmise toimingusse. Saatana objektideks on kurjad vaimud vaimses maailmas. Nende kurjade vaimude objektideks on kurjade inimeste vaimsed minad maa peal ja vahendid, mille kaudu need kurjad vaimsed minad tegutsevad, on nende füüsilised minad. Vastavalt sellele antakse saatana võimu edasi kurjade vaimude kaudu ja see ilmneb maapealsete inimeste tegevuses. Näiteks saatan sisenes Juudas Iskarioti ja Jeesus kutsus Peetrust ükskord saatanaks. Piiblis kutsutakse kurjade maapealsete inimeste vaime kuradi ingliteks. Millise maailma on inimesed saatana valitsemise all rajanud? Üksilduse, mõttetuse, tühjuse tunne, alaväärsuse tunne, kiusamise ohvriks langemine, naerualuseks tegemine, kuulujuttude levitamine, ignoreerimine, sildistamine, süüdistamine, ohvri mängimine, oma sõnade ja tegude eest mitte vastutamine, petuskeemide väljamõtlemine, ärakasutamine, manipuleerimine, võltssõprus, ropendamine, alkoholism, narkootikumid, vabaseks, pornograafia, suguhaigused, soovimatu rasestumine, konfliktid perekonnas, koolis, sõjad, lahutused ja perekondade lagunemine on vaid mõned näited sellest maailmast. Saatan teadis Jumala plaani maailma ühendamiseks tõe kaudu ja esitas sellele väära imitatsiooni, püüdes inimkonda iseendast lähtuvalt ühendada. See vale tõde on dialektiline materialism, mis eitab vaimse reaalsuse olemasolu ja selgitab universumit puhtalt materialistliku loogika kaudu. Jumala olemasolu eitades eitab see ka saatana olemasolu. Seega dialektilist materialismi propageerides eitas saatan sisuliselt iseenda olemasolu, riskides isegi enese kadumisega. Ta mõistis, mis juhtub inimkonna ajaloo lõpus ja teadis hästi, et tema valitsemisel tuleb lõpp. Nõustudes sellega, et praegu ei ole aeg tema ülistamiseks, ta otsustas Jumala eitamiseks enda ohverdada. See on dialektilise materialismi vaimne taust. Seni, kuni demokraatlikul maailmal puudub tõde, mis suudaks selle kurja doktriini kummutada, jääb ta haavatavaks ja kaitsepositsioonile. Seetõttu peab keegi Jumala poolel kuulutama täiuslikku tõde.
Kokkuvõte saatanast. Saatan on langenud peaingel Lutsifer, armastuse vaenlane. Saatan omab emotsioone, tahet ja intellekti. On muutuv. Ta on ajutine. Ta kiusab. Ta süüdistab. Ta valetab. Ta eitab oma olemasolu. Ta on praeguse maailma valitseja. Me leiame igas inimeses suure vastuolu. Ühes ja samas inimeses on kaks vastandlikku kalduvust. Algne hing, mis ihkab headust, ja kuri hing, mis ihkab kurjust. Nad on omavahel raevukas lahingus, kus mõlemad pooled püüavad saavutada teineteisega vastuolus olevat eesmärki. Iga sellise vastuoluga olend on hävingule määratud. Inimesed, kes on pärinud sellise vastuolu, elavad hävingu äärel. Inimkonna ajalugu, mis on läbi põimitud nii hea kui ka kurja poole kalduvate inimeste eludest, on täis konflikte. Isegi püha Paulus ütles: sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala seaduse üle. Oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patuseadusega, mis on mu liikmetes. Oh mind õnnetut inimest. Ja ta lisas: sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Mõistes, et pattu langemise tõttu oleme jõudnud enesehävingu äärele, hakkame meeleheitlikult tegema jõupingutusi meie sees oleva vastuolu lahendamiseks. Me tõukame eemale kurjast hingest tulevad kurjasid ihasid ja embame algsest hingest tulevad häid ihasid. Uus tõde peab aitama langenud inimestel tõkestada kurja hinge ihasid ning järgida algse hinge ihasid, võimaldades neil saavutada headust. See peaks suunama inimesi kõrvaldama kaheseid mõtteid, mis vahel otsib head ja vahel kurja. See peab andma jõudu religioossetele inimestele ületada vastuolu, millega nad silmitsi seisavad oma võitluses Jumala sõna järgi elamisel. Langenud inimeste jaoks on teadmine elu valgus, mis hoiab endas taasärkamise jõudu, samas kui teadmatus on surmavari ja hävingu põhjus. Teadmatus ei saa tekitada tõelisi tundeid ning teadmiste ja emotsioonide puudumisel ei saa tekkida tahet tegutseda. Ilma emotsioonide, intellekti ja tahte korrapärase toimimiseta ei saa inimene elada tõelist inimese elu. Tänan kuulamast!